nimi on Kaja ja siin Remmelgamaal olen ma tegelikult sündinud ja kasvanud, et see on mu vanavanaisa talu, nii et 4. põlve me siin toimetame. Et 17 aastat tagasi hakkasin siis vanemate kõrval siin loomakasvatusega tegelema ja 7 aastat tagasi võtsin siis talu kõik üle ja tänaseks on siis ettevõte kasvanud, et meil on siin 85 lüpsilehma, kuskil 6-70 noorlooma ja kasvatame siis piimakarja. Et 200 hektarit on maad, sellest suur osa on siis vanavanaisa aegsed talumaad, mis on omandis ja teravilja me täna ei kasvata, et kasvatame siis ainult oma loomadele sööta ja silo. Et lisaks sellele loomapidamisele olen siis ka loomakasvatuse kutseõpetaja ja noortalunike juht. Et käin ja annan oma teadmisi ja oskusi edasi ja igapäevaselt siis katsun siis ennast talutööde ja sellise põllumajandussektori ja noortalunike toetamise vahel jagada. Et kõige rohkem mulle endale meeldibki selle talupidamise juures see, et need loomad ongi kõik tegelikult nagu sellised pereliikmed siin meie talus. Et kui ma täna nagu vaatan ka mõnda looma ja kuna neil on kõik selline peen tõuaretus taga, siis tegelikult ma mäletan, et kui ma olin algklassides ja meie 4 esimesed looma siia talulauta tulid, et täna ma võin siis üles leida, et need on minu tänaste lehmade sellised vanaemad ja vanaisad. Et selles suhtes on see selline hästi isiklik side. Et selle talupidamise ja sellise maal toimetamise juures minu jaoks ongi nagu hästi tähtis selline märgusõna võib-olla või märksõna on jätkusuutlikkus. Ja jätkusuutlikkus nagu selles suhtes mitmes mõttes, et ühest küljest on loomulikult majanduslik aspekt, teisest küljest keskkonnahoid, loomasõbralikkus, töötajasõbralikkus ja ka see, et sa nagu iseennast hoiad ja toimetad seda asja nagu nii, et sul endal on nagu hea olla. Et ma ikka armastan öelda, et selle põllumehe kõige tähtsam ressurss ei ole põllumaa, vaid on põllumees ise.